tulge nüüd palun Jaani Lastemaja lapsed siia ette. Emmel teevad Karmela. Võite sohvis Karmela lapsed. Meie mängime teile emadepäeval ühe polka ja selle polka on kunagi viiuliga mänginud Karl Leesmen ka siitkandist Mulgimaalt ja täna mängib teile viiulil Ludvig Mägi.
Tõuskem kuulama Püha Evangeeliumi, kus Issand Kristus meiega kõneleb ja tervitagem seda halleluujaga. Lugemine Püha Luuka evangeeliumist 11. peatükist. Jeesus ütleb, paluge ja teile antakse. Otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse. Sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale palujale, igale koputajale avatakse. Aga missugune isa teie seast, kellel poeg palub kala, annaks talle kala asemel maa? Või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid aime oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaim neile, kes teda paluvad. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Istume ja laulame püha vaimu kuulda. Kaugel või? Uuesti. Täna räägime vaimuviljadest ja selleks, et selliseid vaimseid või taevaseid asju selgitada, kasutas Jeesus sageli igasuguseid võrdpilte asjadest, mis olid inimestele tuttavad.
näiteks rääkis ta, et ta on hea karjane, et me saaksime aru, milline Jeesus siis nagu päriselt on. Ta rääkis usust, mis võib olla väike nagu sinepiirake, aga kasvada suureks puuks. Ja kui hakkab kasvama puu, seda võikski tegelikult võrrelda kogu inimese eluga, siis kõigepealt on ta väike ja õrn. Ta peab ajama enda juured maa sisse, et ta saaks suureks ja tugevaks. Ta kasvatab endale tüve ja talle tuleb võra ja lehed. Ja kui ta juba suudab natukene kanda, siis hakkab ta vilja kandma. Ja need viljad võivad olla siis erinevad ja tegelikult Piiblis öeldaksegi, et vilja järgi me saame aru, milline puu siis tegelikult kasvas. Kas need viljad on kasulikud, maitsvad või on nad hoopis kibedad, mõrudad või sellised lüpsed. Aga teie tänases pildis siin te näete sellist puud, mis hakkab kandma vaimuvilja, siis kui inimene käib koos Jumalaga, püha vaim, siis hakkab tema elus ilmama vilju. Ja esimene, kõige tähtsam vili. Siin on kirjutatud ka, kus kõik lugedus. Pisikesena kirjutatud, mõtlen teile ette, et siin on kirjutatud armastus. Jah, päris naljakas, et see maasikas on puu otsas, aga ikkagi. Ja armastus on siis selline, ilma milleta ei tule ühtegi teist vilja. See armastus on selline vili, mis võikski ainult olemas olla, siis on kõik muud asjad meil ka juba olemas. Ja Piiblis on sellised salmid armastuse kohta, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on lasknud oma ainusündinud poja andnud, et ükski, kes temast usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu. Siis veel, et armasta Issandat oma Jumalat kogu oma südamega, kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. Ja veel, et nõnda, kui teie tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke ka neile. Et armastage teisi sama palju, nagu Jumal teid on armastanud ja järgmised, kui te olete ise. Aga veel, järgmine veel, mis meile tuleb püha vaimuga, on rõõm. Rõõm on selline, et me võiksime alati leida põhjuseid oma elus tänuks ja rõõmuks. Lihtne on leida asju, mis meid kurvastavad, mis meid häälitavad, aga proovime alati leida rõõmu, olla tänulikud Jumalale. Ja Jumal kutsub ka üles, mängige pille, rõõkake rõõmust, hõisake, et me kristlasena võiksime olla sellise rõõmsa südamega täis lootust. Ja Piiblis on kirjutatud, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ja olgu sul rõõm Issandas, siis ta annab sulle, mis su süda kutsub. Ja teie ärge kurvastage, sest rõõm Issandas on teie raam, eks annab meile siis jõudu elus ja tuge. Kolmandaks viljaks võiks olla rahu. Rahu Jumala ja inimeste vastu, rahu inimestega ja Jumalaga. Kristlased võiksid olla sellised rahumeelsed, mitte riiakad, mitte vaidlushimulised, pigem tähelepanelikud ja kannatlikud, pidada rahu kõigi inimestega. Piiblis ütleb, et ta ei ole kade, ta ei jäta meelde paha. Õõtsad on rahu tegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Siin on veel üks kiivi. See on pikk meel. Pikk meel on selline voorus, ilma milleta teised meie vaimuviljad ei saaks alati avalduda. Me alati tahaksime avada kohe oma kinnitusi, me tahaksime, et oleks kohe sünnipäev, et
vahest need head asjad nõuavad pingutust. No te nägite, kuidas täna lapsed esinesid. Pillimäng, laulu õppimine, see on pingutus, see võtab kaua aega, meil on vaja kannatlikkust. Samamoodi muude raskuste elus peame olema kannatlikud ja püsivad. Ja piiblisõnum ütleb, et armastus on pika meelega. Ja nõnda olles pika meelega kogeme me tõotust täitumist. Ja issand ei viivita oma tõotusi täitmast, nii tal nagu mõned peavad seda viivitamiseks, et tema on meile vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukuks, vaid et kõik tuleksid meile parandusele. Aga veel küll, vaata, siin on viinamõri. See on lahkus. Lahkus aitab hädasolijat. Ta toetab endast nõrgemaid, need, kes on üksi, need, kes vajavad tuge, keda tuleks märgata. Lahkus märkab neid, kes on võõrad ja haiged ja vajavad toetamist. Lapsed, ärgem armastagem sõnaga ja keelega, vaid teoga ja tõega. Kandke üksteise koormad, sest nõnda te täidate Kristuse seadust. Paneme siia veel kirsid. Meil võib siin olla headus. Headus on õrnus sinu käitumises ja sinu elus. Pühas maailma ei ole teravad ja kibedad, ei torka teisi, vaid nad on õrnad leebed, viisakad leebe kõnega, sellega, kellega on meeldiv suhelda. Ja piiblisõnum ütleb, ta ei käitu näotult ja ta ei otsi oma kasu. Ja nõnda paistab teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid oma issa, kes on olemas. Ustavus. Vaatasin seda maailma ka. Ustavus on tõotustest ja lubadustest kinni pidamine. Kui sa oled usknud, kui sa oled jaganud lubadusi ja pead neist kinni lubadustest inimestele, lubadustest Jumalale. Lihtne on mõnikord vaadata, see on tegelikult nii raske. Mis siis ikka juhtub seekord? Ei suuda seda pidada. Aga nii nagu Jumal ei tagane oma lubadustest, vaid on ustav, ja võiksime meiegi olla omavahelistele ja sõpradele ustavad. Piiblis on ütleb, ta lepib kõigega, usub kõik, ta loodab kõik ja talub kõike. Kui meie oma patud tunnistame, siis on tema ustav ja õige. Nii et ta annab meile meie patud andeks ja põlastab meid kõigest ülekohust. Ja on jäänud veel paar vilja. Esimene neist on tasavus. Eelmine tasavus. Olla alandlik ja mitte püüda iga hinna eest esile tõusta. Märgata, kuulata, arvestada teistega. Tasandus võib olla ka enesekindlus, et sa oled piisavalt väärtuslik ka siis, kui sa ise esile ei lüki. Ja sa ei tea ennast teistega võrdlema. Ole tase. Ja Piiblisõnum ütleb, võtke enda peale minu õige ja õppige minul, sest mina olen tasane ja südamel talandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Ja lõpus on siin üks suur pilv, mille peale on kirjutatud enesevalitsus. Elus on palju olukordi, mis meid tõsiselt proovile panevad. Aga mõnikord on vaja isegi väga vähe, et meie enesevalitsus kaoks, et me ei suuda kontrollida oma tundeid, oma keelt talitseda, oma tegusid valitseda. Et püha palju abiga me saame kasvada, et meie õpime ennast paremini väljendama, õpime rahunema, õpime
õppima olema kannatlikud. ja piiblisõnum ütleb, ärgu keegi mõelgu üleolevat sinu noorusest, vaid saa usklikele eeskujuks kõnes, käitumises, armastuses, usus ja puhtuses. ja kui te vaatate seda puud, mis on vilja täis, siis me võime mõelda nagu päris elus, kas see puud kannavad vilja iga aasta ühepalju? Mõnikord on olud erinevad ja see vilja kandmine ei tulegi nii hästi välja. Olete ka näinud, et mõnikord mõni uus kuivab ja mõni puugi kuivab, näiteks kui on põuaeg, kui tulevad kahjurid või haigused. aga kuidas siis püsima jääda? Eks ikka, et hoida ühendust Jumalaga, suruda oma juured kõvasti maasse, käia, olla ühenduses oma kogudusega, lugeda piiblit ja palvetada, paluda abi Jumalat. tema on meie aednik, kes hoolitseb meie eest, kes istutab meid heale pinnasele, väärtab, kes lõikab ära oksamise hilja ja kannab meile koormast. kasvatame siis endale tugevad juured, et me saaksime mõelda plaanile. tõuseme nüüd usutunnistuslaulule. aitäh Enele selle jutluse eest, et ma mõtlesin nende pühavaimu viljade peale ja siis kõik need on väga kuidagi omased ju meie perede emadele, et hea kristlase tunnused. See viimane, seal ma jäin korra mõtlema, et see viimane vili oli enesevalitsus. Meie peres küll emmel vahel selles osas on veel ruumi. Võiks ma ise ka süüdi. Ja siis torupilli ja saksofoniga üks lugu veel meile. Thank you.